Alexela korvpalli meistriliigas algasid täna medalimängud ja neil minuteil on toimumas esimene pronksi kohtumine Tartu Ülikooli ja Pärnu Sadama vahel. Esimene finaalkohtumine toimub aga homme ning samal päeval algab Tallinnas ka tõeline korvpallipidu, mis toob pealinna 160 võistkonda 10 erinevast riigist ehk siis korvpalli Eurovisioon. Homsest pühapäevani mängitakse ära 400 korvpallikohtumist. Korvpallifestival on homme algava Tallinn Nordkapi kohta öelda vist päris õige sõna. 3. aastat spordiklubi Nord korraldatav turniir on aastatega paisunud ikka väga suureks. Nüüd on kohale tulemas 160 tüdrukute ja poiste võistkonda vanuses 8–18 eluaastat. Alustasin esimene aasta, kus oli isegi tööd vast kõige rohkem. 80-st oli siis 3 aastat tagasi 80 võistkonda, siis oli 120, see aasta 160. Igas võistkonnas vähemalt 10 mängijat, enamikes rohkem. Lisaks treenerid ja taustajõud ehk kokku 2000 inimest, kes kõik ära majutatakse, süüa antakse ja mängima pannakse. Kokku mängitakse Tallinna 5 saalis ja täispäevad tulevad ka vastavatud uues Kalevi spordihallis. See muideks on päris äge, et korvpalli elu on nagu Tallinnas natuke selles mõttes arenenud, et saale on tulnud juurde ja tuleb veel, et see annab meil sükest võimalust üldse teha. Külalisvõistkonnad tulevad meie lähiümbrusest Lätist, Leedust, Rootsist ja kõige suurema delegatsiooniga aina rohkem korvpalliriigiks kerkiv Soome. Tänavune oli esimene aasta, kus juba tuli ka mõnele soovijale ära öelda. Tuli ära klõusida mõned vanused tõepoolest, et huvilisi oli rohkem päris üllatuslikult. Meil on äärmiselt vähe meel selle üle muidugi. Aga ta mahub tõepoolest rohkem siis, kui uued väljakud siin peatselt Tallinna sellegi avatakse nagu Sõle 40 ja siis vast õnnestub natuke suuremaks teha, aga mingid piirid on ikkagi ees. Kokku mängitakse 2,5 päeva jooksul täpselt 400 korvpallimängu. Turniiri vilistavad 54 kohtunikku ja turniiri aitavad teiste seas läbi viia ka 40 vabatahtlikku.